Iga lapse arengus on oluline roll vanematel ja nende toimetulekul laste kasvatamisega. Viimastel aastatel on abivajavate laste arv Eestis kahekordistunud. Käitumuslikud ja psüühilised häired on laste ja noorte seas üha sagedasemad ning võivad viia ka teiste sotsiaalprobleemideni. Pea kolmandik Eesti lapsevanemaid kogeb stressi ja vajab laste kasvatamisel nõu. Samas tunnistavad vanemad, et nad ei oska abi saamiseks kuhugi pöörduda. Maailmas kõige enam positiivset tagasisidet saanud tõenduspõhine vanemlusprogramm on The Incredible Years, eesti keeles Imelised aastad. Imelised aastad programmi on ellu viidud kokku juba ligi 30 riigis. Programmi positiivne mõju on tõendatud uuringutega üle maailma. Uuringute põhjal paranevad vanemlusprogrammi läbinud lapsevanematel märgatavalt vanemlikud oskused ja väheneb stress. Lastel suureneb sotsiaalne kompetentsus ja paranevad suhted eakaaslastega. Neil on parem vaimne tervis ning vähem käitumishäireid. Ka Eestis tehtud pilootkoolituste mõju uuringutes selgus, et kui enne koolituse algust kuulus 57% lastest vanemate antud hinnangute alusel probleemse käitumisega gruppi, siis koolituse lõpuks oli see näitaja 16% ehk 3,5 korda madalam ja pool aastat pärast koolitust 12% ehk lausa 4 korda madalam. Kui enne koolituse algust märkis 48% lapsevanematest, et lapse käitumine tekitab nendes vähem või rohkem stressi, siis koolituse lõpuks oli see näitaja 12%. Vanematelt on tulnud ohtralt positiivset tagasisidet. Ühes koolitusgrupis on kuni 14 lapsevanemat, ühest perest eelistatavalt nii ema kui ka isa. Koolitused toimuvad eraldi vene ja eesti keelt kõnelevatele vanematele. Kokku toimub kuni 16 õppesessiooni, mille käigus käsitletakse erinevaid teemasid. Kui kohalik omavalitsus soovib lapsevanematele pakkuda vanemlusprogrammi, on hea läbi mõelda järgmised teemad. Kes omavalitsuse poolt hakkab programmi korraldamisega tegelema? Senise praktika kohaselt on sellega enamasti tegelenud lastekaitsespetsialist. Grupijuhi leidmiseks võtab omavalitsuse spetsialist ühendust Tervise Arengu Instituudiga. Tervise Arengu Instituut omab infot kõikide programmi grupijuhtide kohta, viib läbi grupijuhtide koolitusi ja supervisioone ning teostab kvaliteedikontrolli. Enamasti komplekteeritakse grupid kohaliku omavalitsuse spetsialisti ja programmi grupijuhtide koostöös. Infokanalitena kasutatakse laste- ja haridusasutusi, vaimse tervise keskusi, Rajaleide keskusi ja ka lastekaitsetöötaja nimekirju peredest, kellel on probleeme laste kasvatamisel. Koolitusruumid peaksid mahutama 16 inimest ja võimaldama neil istuda ringis ning vaadata videoid. 14–16 nädalases koolitusprogrammis osalemise teevad lihtsamaks lisateenused, mida omavalitsus lastevanematele pakkuda saab. Võimalusel on lastehoid omavalitsuses organiseeritud koolitusruumi kõrval olevasse ruumi ja sinna on palgatud lastega tegelema lapsehoidja. Kui sobivat ruumi koolitusruumi juures ei ole, on kasutatud võimalust lapsehoiuks lähedal asuvas lasteaias või perekeskuses. Koolituse vaheajal või ka kohe koolituse alguses tuleks pakkuda osalejatele ja nende lastele kergeine. Nii saavad pärast tööd koolitusele tulnud osalejad keha kinnitada, et tühi kõht ei segaks osalemist. Kui vanemate jaoks on murekohaks koolitusele kohale jõudmine, oleks hea, kui omavalitsus aitab neid näiteks transpordikulude hüvitamisega. Kui olete huvitatud Imelised aastad programmi korraldamisest, võtke ühendust Tervise Arengu Instituudiga.